Tere päevast kõikidele vaatajatele, minu nimi on Indrek. Seekordses videos soovin ma rääkida depressioonist. Võtsin lahti peaasi.ee lehe ja tsiteerin teile. Loen ühesõnaga ette, mis asi on depressioon. Me kõik tunneme ennast aeg-ajalt halvasti. Oleme kurvad, pettunud, solvunud, ärritunud või masendunud. Need on normaalsed tunded reageerimaks igapäevaelu tagasilöökidele ja ebaõnnestumisele. Need on tunded meie elust. Depressioon on midagi enamat kui lühiajaline halb tuju või kurbus. Depressioon on haigus. Depressiooni korral on inimesel raske oma igapäevase eluga toime tulla ja ta on kaotanud lootuse, et tulevikus võiks miski paremini minna. Ta tunneb ennast masendunult ja õnnetuna enamus ajast pikema perioodi vähemalt 2 nädala vältel. Depressioon mõjutab oluliselt nii vaimset kui füüsilist heaolu. Depressiooni võib kirjeldada niimoodi. Ma olen täiesti masendunud ja tühi ning kõik tundub lootusetu. Sageli on depressioon ja ärevus omavahel seotud, mis tähendab, et ka depressiooni korral võib tunduda ärevana ja ärritununa. Tsiteerin, mis on klassikaline depressioon. Mul oli väga raske hommikul välja voodist tulla. Tahtsin ennast teki alla peita ja mitte kellegagi rääkida. Mu söögiislu oli kadunud ja kehakaal langes. Mitte midagi ei tundunud enam huvitav ja lahe. Kõik oli nõme. Ma olin kogu aeg väsinud, mu uni oli katkendlik. Aga ma teadsin, et pean ennast käigus hoidma, sest muidu jäävad mu tegemised pooleli. Samas tundus kõik võimatu. Ma tundsin, et mitte midagi ei muutu ega lähe paremaks. Kui sagedane haigus on depressioon? Sulle võib tunduda, et sa oled ainus inimene maailmas, kes kannatab depressiooni käes. Tegelikult arvatakse, et iga 5. inimene põeb elu jooksul depressiooni. Depressioon võib tekkida igaühel, sõltumata vanusest, soost, rahvusest, haridusest, ametist või jõukusest. Depressioon haarab inimest tervikuna, võttes kogu elujõu, energia, huvid, lootuse ja kõike nähakse ainult negatiivses valguses. Eestis on depressiooni levimus viimastel aastatel läbi viidud uuringute järgi olnud 5,6%. See tähendab, et uuringu toimumise ajal oli depressiooni käes kannatavaid inimesi ligikaudu sama palju, kui on Pärnus, Viljandis ja Rakvere linnas kokku elanikke, umbes 75 000. Kuidas ma saan aru, et mul on depressioon? Depressiooni kogemus võib olla igaühel erinev. Depressioon on väga mitmepalgeline haigus ja sel puudub üks ja kindel sümptom, kuid on teatud kindlad sümptomid, mis depressiooni korral esinevad. Sümptomid peavad olema kestnud 2 nädala vältel. Ühekordne kogemus ei ole depressioon. Depressiooni sümptomid väljenduvad käitumises, mõtlemises, tunnetes ja keha füüsilises reaktsioonis. Miks depressioon tekib? Depressioonil ei ole kindlat põhjust. Depressioon võib tekkida ka ilma kindla põhjuseta või ei oska inimene seda põhjust teadvustada. Tavaliselt on depressiooni põhjuseid korraga ja mitmeid ning need soodustavad haiguse teket. Mida depressiooni korral ette võtta? Kui te tunnete, et teil on depressioon, siis aitavad kindlasti ravimid. Hea on teada, et depressioon on ravitav. Kui depressiooni sümptomid on kestnud üle 2 nädala või mõni sümptomitest esineb väga häirivalt, siis on mõistlik abi otsida. Räägi oma murest inimesele, keda usaldad ja ta saab sind sellega aidata. Depressiooni kogemus võib olla igal inimesel erinev.
Depressioon on väga mitmepalgeline haigus ning sel puudub üks kindel sümptom, kuid on teatud kindlad sümptomid, mis depressiooni korral esinevad. Sümptomid peavad olema kestnud 2 nädala vältel. Ühekordne kogemus, nagu ka ennemgi öeldud, ei ole depressioon. Depressiooni sümptomid väljenduvad käitumises, mõtlemises, tunnetes ja keha füüsilises reaktsioonis. Räägiksin ka veidi oma kogemusest. Olen põdenud depressiooni viimased kuskil 2,5 aastat ja vahelduva eduga olen võtnud ka ravimeid. Aga ainuüksi ravimitest ei piisa. Sul peab olema kindlasti suhtlusvõrgustik, tugivõrgustik, kuidas iganes seda nimetada, inimesed, kes saavad sind häda korral aidata. Nagu ma mainisin, olen depressiooni põdenud kuskil viimased 2,5 aastat. See on olnud väga keeruline aeg. Vahepeal mulle väga meeldis fotograafiaga tegeleda, videotega tegeleda ja üldse leida elus selliseid väikseid detaile, mis rõõmu valmistaksid. Depressioon on selle kõik röövinud. Depressioon on väga keeruline haigus, kui temaga ei tegele. Ja isegi kui sa tegeled, võib see haigus olla küllaltki kompleksne. Tuleb tunnistada, et depressioon on päris keeruline haigus juba sellepärast, et ta on mitmepalgeline haigus. Et see ei ole päris lihtsalt niimoodi, et võtad ravimit ja kõik läheb iseenesest paika. Ütleme niimoodi, et tegelikult peab ka ise päris kõvasti vaeva nägema, kuigi depressioon on selles mõttes väga salakaval, et ta võtab sult isu teha kõike meeldivat ära. Näiteks mina tegelesin väga aktiivselt ennem fotograafiaga, aga nüüd tihtipeale on niimoodi, et isegi kaamera kätte võtmine on mõnikord raskendatud. Ja sellepärast olen teinud ka videosid üsna harva viimasel ajal. Aga siinkohal ma teen väikese üleskutse. Kõik, kes te seda videot vaadanud olete, kirjutage kommentaaridesse, mis teid aidanud on. Kuidas selle haigusega toime tulla ja kuidas seda paremini mõista. Aitäh vaatajatele ja tellige kindlasti minu kanalit. Peatse kohtumiseni!